Tere! Mina olen Katrin Ehrlich ja püüan siin illustraatori seisukohta kaitsta või rääkida sellest, kuidas illustratsioon võib raamatu sünni puhul väga palju kaasa mängida, kuidas võib kõik nihu minna ja kuidas ei pruugi nihu minna. Ja panin enda esitluse pealkirjaks, kas pilt sööb teksti ära. Võib küsida ka vastupidi, aga see töö siin konkreetselt on Abner Grabovi 1961. aastal tehtud pilt ja minu meelest väga tore näide sellest, kuidas tekst ja pilt omavahel koos mängivad ja midagi üksteist ei sega. Päris alguses võib-olla ütleks niimoodi, ütleks enda kohta, et olen umbes 10 aastat arvuti taga kujundustöid teinud ja siis 18 aastat umbes olnud vabakutseline illustraator. Ja see aeg, mis ma seal disainibüroos töötasin, andis mulle sellise vundamendi või julguse teha mingisuguseid otsuseid illustraatorina. Kui nüüd illustraator ei ole kunagi disaini õppinud, siis võiks kaaluda elementaarsete selliste disaini põhitõdedega ennast kurssi viia, sest nii on lihtsam illustraatorina mitte ainult läbi lüüa, vaid üleüldse hakata pilti joonistama. Minnes tagasi ajalukku, siis Eesti-Rootsi üks kõige kuulsamaid illustraatoreid Ilon Wikland alustas oma loometööd tegelikult 15-aastaselt, kui ta läks Akke Kumlieni rakenduslikku kunstikooli õppima mitte illustratsiooni, vaid raamatukujundust. Õppides siis tegema raamatu maketti, gaasi, lehekülgi, kuidas kokku kõike panna. Ja ta on öelnud, et tema loome elu jooksul on tal seda väga palju vaja läinud, see on talle toeks olnud, sest tema loometee on 60-70 aastat ja ta on siiamaani elus. Nii. Nüüd natuke veel ajaloos sobrades ei saa üks illustraator mööda minna Itaalia ikoondisainerist Bruno Munarist, keda peetakse lasteraamatute Picassoks. Ja kui nüüd siin eelnevalt seminaril on räägitud põhiliselt sellest, kuidas raamat koosneb tekstist, kujundusest, pildist, siis nüüd Bruno Munari püüdis sinna juurde tuua ka liikumist, ehk tema raamatud on kineetilised, mitte ainult lasteraamat, vaid ka mänguasi või kus see piir mänguasja ja lasteraamatu vahel täpselt jookseb. Konkreetselt see näide on siis Tsirkus Udus 1969 ja Bruno Munari taust on ka lisaks sellele, et oli suur disainer, tootedisainer, skulptor, tema looming on lai ja põnev, oli ta tööl ajakirjades kunstilise juhina, samal ajal hakkas ta illustreerima või tegema, tema puhul on võib-olla õigem öelda looma, raamatuid oma pojale Albertole ja siis sündisidki sellised põnevad tööd. Nagu te näete, siis see tekst, see värv, need augud, tema erilised raamatud ongi aukude, nööridega, tõmbamisega, kogu see kineetika, mis tema raamatutes on, mida Eesti kontekstis välja anda on kallis, aga tema eesmärk oligi midagi uut teha, millegagi vapustada. Ja tema on öelnud, et disainer on lingiks publiku ja kunsti vahel. Et näide väga kunstipärasest lähenemisest lasteraamatule. Nüüd see pilt siin ei ole üldsegi lasteraamatust, vaid Mirabilia sarjast ja kui ma vaatasin need kaaned
mis tol ajal tehti, algas see sari meil 1973, siis siin on väga ilus illustratsioon Tõnis Vindilt, väga ilus kaas, ma seda alumist poolt siin ei näita teile, aga et see logo on, et illustraator mõtles sellele logole nagu koha, et kuidagi nagu äge mõte, et illustraator saab tegelikult oma panuse anda vägagi ka kujundusse, nii nagu ka vastupidi. Nüüd see raamat on küll Tove Janssoni piltidest, aga tegelikult on see pigem nagu muuseumi selline nägemus, muuseumi piltidest, et see on suunatud siiski rohkem täiskasvanule kui lapsele. Aga kui eelnevalt siin oli ka juttu nendest siselehtedest ja sellest, kuidas raamat algab, ehk siis me keerame kaane ja mida me seal näeme, siis need siselehed ei pea olema ühesugused ja ühte värvi ja kaetud mustriga või mitte mustriga. Siin on kohe näha, et väga udune pilt küll, aga ma võin ära rääkida, et väike müü ronib kammi pidi, et tassi vaadata ja teisel on siis väike müü vaatab sipelgat. Et on pandud väga minimalistlik, aga ärge alahinnake lapsi. Nemad näevad detaile, mida täiskasvanu võib-olla ei pruugi näha. Et kui ema-isa jõuab suhteliselt kiiresti selle sisutekstini, siis laps võib uurida neid kaasi ja neid väikeseid detaile seal sees ja selle selja peal tunduvalt kauem või ka mitu päeva hiljem või mitu aastat hiljem. Et jällegi seesama tapeet. Ma võtsin oma esitlusse sellised rohkem auhinnatud raamatud ja see on siis Child of Books, mis on võitnud Bologna raamatumessil suuri auhindu, tehtud 2016 ja seal on selles raamatus sees, mul on pärast veel paar slaidi, on mängitud tekstimaastikega ja kuidas need tekstimaastikud on selle põhitekstiga kokku seostatud või viidud ja siis illustratsioon ka. Aga siin on selle kaane, ütleme, see kleebitud osa kaane külge siselehe algus on puhas idee, et siin illustratsiooni ei ole, siin on lihtsalt kuulsamad lasteraamatud ja nende autorid. Et pedagoogiline aspekt, eks ju, et me saame teada, kes kõik maailmas on mida kirjutanud ja lihtsalt ideena äge. Nüüd Suure aia raamat, mis on formaadilt ka tohutu, peaaegu nagu Villu näidatud see raamat, aga ta on ütleme niimoodi veel siia otsa. Tema siselehed ka on, nüüd siin on kümnete kaupa aednikke joonistatud, kõik on erinevad ja lapsel on ilmselt vaatamist ikka tükiks ajaks. Edasi mõtlesin rääkida sellest, et see on nüüd 2008 tehtud Pipi Piksukale illustratsioon. Eks ju, algselt tegi Ingrid van Nyman need Pipi illustratsioonid Astrid Lindgreni raamatule, aga seda on aastate jooksul mitmed kunstnikud uuesti proovinud teha omas võtmes. Ja mis mulle selle puhul meeldis, on tegelikult see, et selle illustraatori joon, selline nurgeline must kontuur ääres sobib selle välja toodud tekstiosaga seal üleval aurus. Et ma näitaks ühte kohta, siin on jälle 3 tähte sattunud seal, te näete keskel, et selle, kui mina kujundajana jätaksin sellise koha, siis toimetaja annaks mulle ilmselt peksa. Et sellist asja teha ei tohi, aga see ei ole nagu, ma lihtsalt tahtsin näidata, kuidas minu meelest illustraatori pilt ja mingisugused, et kui tõesti seda tekstiblokki ja seda
kirjatüüpi nüüd ei saa väga kokku viia samale, ütleme sellisele tunnetuslikule taustale pildiga, siis on võimalik vähemalt sellised suuremad kirjad välja valida, mis sobiksid kokku. Noh, seesama illustraator, siin on natuke mängitud tekstiga pandud treppi ja tegelikult valge lehekülg, selline teravate nurkadega illustratsioon, aga see tunnetus minu meelest on nagu õige, et seda on võimalik, kui nüüd illustraator ise kujundab oma raamatut, siis on lihtsam võib-olla, aga paljudel juhtudel illustraator viib oma tööd ja nüüd kujundaja on siis see, kes peab hakkama valima, et mis ma teen või. Võt siis võikski vaadata, et kas see illustratsioon on selline tundlik ja õhkõrn ja õhuline, et mis ma sinna kõrvale panen, et kui ma sinna panen selle hästi jämeda rasvase kirjatüübi, siis tegelikult see tapab ära selle illustratsiooni ja mõjub nii rusuvalt, et see tekstiplokk või ütleme see lehekülg, see tekstilehekülg hakkab konkureerima illustratsiooniga, mis on minu meelest halb. Et siin võiks seda tasakaalu otsida. Selle näite ma tõin nüüd selle mõttega, et väike Chopini raamat, kirjastus Verb 2010, illustratsioon on koos tekstiga, ilmselgelt on juba algselt mõeldud, et kuhu ma seda teksti siin illustratsioonis paigutan, sellepärast, et kui me kujutame ette, et seda teksti siin ei ole ja kujundaja sooviks seda kuhugi jalgade vahele või kuhugi külje peale paigutada, et siis see jääks kole. Ja üks asi veel, et siin ilmselt illustraatori jaoks on tähtsamad need suureks või pikaks kasvanud jalad, kui et see tekst seal all, see suureks et seetõttu on need jalad ja need valged põlvikud toodud ettepoole, mida tavaliselt jälle ei tehta. Seesama Suure aia raamat, et seal on nagu mitu sellist illustraatori vaatepunktist magusat kohta ja see on üks sisulehekülg, kus on hästi rikkalikult illustreeritud pool. See on vanematele lastele, et kui raamatu puhul üldse ju tegelikult räägitakse sellest, et kui vana see laps on, et väga keerulist teksti, väga keerulist illustratsiooni 2-3 aastasele ei ole väga mõtet teha, aga kui on vanem laps, et siis mida talle joonistada või kuidas teda võluda siis. Siin on tore see, et need ussikesed oma nende käikudega on sellelt illustratsiooni poole pealt läinud teksti poole peale üle. Osadel lehekülgedel olid jäljed või mingid täpid või kuidagi ta on kokku omavahel ühendatud ja päris maitsekalt. Nüüd selle raamatu puhul, mis ma veel tahtsin rääkida, on see, et illustraator on sinna raamatu pärast tiitlit teinud täiesti ilmselt oma algatuslikult pannud sisse oma idee, et on kirjutanud aednik, seal ei ole tekstilist põhjendust, miks see seal on pärast tiitlit, aga ta on lihtsalt idee, mida illustraator on ilmselt pakkunud välja. Aednik istutab seemne ja me näeme paberipinda ja järgmisel lehel on siis seemnetest midagi hakanud võrsuma, et see ei ole lugemiseks, et ma nüüd midagi teada saan, vaid lihtsalt see, et illustraatorile tuli selline mõte pähe, aga nendest tähtedest või nendest seemnetest võiks midagi sellist võrsuda. Et sellised asju üldiselt tehakse suhteliselt vähe, et illustraatorid võiks olla julgemad pakkuma ideid kaanele, seljale, siselehtedele, sisukorda, eeltiitlile, tiitlile. Need ideed, mis te pakute juba alguses välja, nendest võivad kujundajad kinni haarata ja teha veel ägedama asja.
aga et ei maksa tagasi hoida, et kui nüüd öeldakse, et mul on seal 10 vinjetti ja 20 illustratsiooni vaja raamatule teha, et sellega piirdudagi, et võiks nagu mõelda, et mis võiks veel huvitavamaks seda raamatut teha, et nüüd Vanessa Hiie, kes on käinud siin laste kirjanduskeskuses esinemas, 2014 on see raamat välja antud jällegi hiigelformaadis. Siin on erandkorras, ma ise ei ole seda kasutanud, aga on ka tsentraalne selline teksti paigutus, aga siin ta nagu ei häiri, sellepärast et lehekülg on tohutult suur, tegelased tegelevad mingisuguse oma asjaga, neil on oma iseloom ja siin ongi seda lehekülge vaadates ma mõtlesin, et kuna see tekst toetab just seda, et kumbki lind on omas maailmas ja teeb oma mingeid toiminguid, et kui me nüüd kujutame ette, et kujundaja või üldse me keeraks need linnud peegelpilti ja nad vaataksid üksteisele otsa, siis tekiks kohe mingisugune uus jutt, aga ilmselgelt seda ei ole tahetud. Siin ma jõuan selle peeglisse keeramise juurde, et üldiselt ega illustraatoritele eriti ei meeldi, kui nende pilte peeglisse keeratakse, isegi kui see kujunduslikult võib-olla tuleks kasuks. Et selline asi, et kui kunstnik joonistab mingi pildi ja siis kujundaja võtab selle, keerab peeglisse, paneb näiteks siselehele või kuhugi sisukorra juurde. Et minu meelest see räägib kas ajapuudusest või et illustraator võiks joonistada sinna uue pildi või natuke teises võtmes selle tegelase või kuidagi, et see on liiga lihtne võte, et seda kasutada. Nüüd tahaks ka rääkida sellest, et kui illustraatori pildi sisse hakkab mingisugune tekst sisse murdma. Eks ole, kui raamat on oma algetapis, siis illustraator mõtleb ju, et kas ma panen selle teksti kõrval leheküljele, mis on täiesti valge või et ei ole seal mingit pilti ega isegi mitte värvi ja pilt on kõrval või ma panen kuhugi alla või mis ma sellega teen. Et kõige hullem variant on see, kui illustraator on teinud pildi ja üldsegi mitte jätnud mingisugust pinda teksti jaoks, aga tekst tegelikult ei mahu ette või taha või kuhugi, et ta peab olema seal pildi sees ja siis kujundaja või selle raamatu küljendaja peab hakkama ise välja mõtlema siis seda kohta, kuhu seda teksti panna ja siis kas tehakse valge ristkülik teksti alla või hakatakse udutama olemasolevat illustratsiooni, mis ei ole ka väga hea mõte, et siin on näha, siin võib-olla slaidi peal nii palju ei ole näha, aga raamatus on näha, et on udutatud seda tema tundlikku pilti siin tagant, et lihtsalt muidu ei oleks see tekst ei oleks loetav. Aga selle pildi puhul veel ma ütleksin, et see sobib omavahel kokku, et see ei ole nii hull, et ta nii karjuv ei ole. Aga väga paljude raamatute puhul lihtsalt on kahju sellest illustratsioonist, kuhu peale see tekst on pressitud. Samas illustraator on ise süüdi, et ta kohta ei jätnud. Siia kohe üks näide veel ühest auhinnatud tööst Lõvi Pariisis 2014 käib raamat üldse teistpidi lahti, ehk siis niipidi saame avada, mis ei ole ka mingi jalgratta leiutamine, aga ta on huvitav leid ja selliste raamatute puhul muidugi, kui illustraator ise oskab kujundada, on tal see lihtne, kui on sul üks rida või 4 rida ja siis teisel suurel lehel on sul pilt, et see on selline elegantne kujundamine ja nii mõnus teha, et palju raskem on, kui sul on teksti nii palju ja pildid ja kõik see on teine maailm, aga siin ma lihtsalt tahtsin välja tuua, et see üks rida ja see pilt, kui hästi see kõik mõjub, mitte midagi sinna vaja ei ole panna, lihtsalt ongi kaunis. See raamat, mis ma enne teile näitasin, kus olid lasteraamatute pealkirjad ja autorid, et siin on kasutatud nii-öelda tekstimaastikke ja on illustratsioon, on käsikirjaline
tekst, mida peaks lugema ja siis see tekst, mis siin maastikuna jookseb, et seda võib lugeda, seda ei pea lugema, et see on juba selle vaataja enda otsustada. Ja siin on üks siis tumedal taustal needsamad tegelikult loetavad sõnumiga tekst on seal üleval, aga see, mida laps võiks lugeda, siis on siin käekirjalisena antud all. Selle lehekülje sellest samast raamatust tõin ma välja sellepärast, et siin keskel on kirjutatud mitte ainult seda, et raamat on käekirjalise, ütleme, et see kiri on käekirjaliselt loodud, et typograafilise, et kirjatüüp on siis Adobe Garamond Pro, vaid ka seda, et illustratsioon on tehtud akvarelltehnikas, pliiatsis ja digitaalses kollaažis. Et sellist asja juhtub ka üliharva, kui mainitakse ära, mis tehnikas kunstnik need pildid on loonud, et lapse seisukohalt jälle, kui lapsevanem hästi põhjalikult seda raamatut lapsele tutvustab ja leiab, et seal on öeldud, need pildid on tehtud selles tehnikas, siis tegelikult see on üks selline väike pedagoogiline samm selle poole, et laps teab, et seda, ütleme, et sellist pilti saab teha guašidega või akvarellidega. Et juhtub harva, aga mõnikord kui on, siis on väga sümpaatne seda lugeda. Gabriel Pacheco raamatu võtsin, see on võib-olla ka ainus näide, kus võib tuua see, ütleme, hea-halb kombinatsioon sisse, et siin on, ütleme, see lehekülg on kaunilt minu meelest tasakaalus, et Federico Garcia Lorca 12 luuletust, et see luulerida keskel, palju valget ruumi või ta on tegelikult beež ja siis kaunis pilt siin, mis kuidagi toetab seda luuletust, et see on kõik väga kena koos ja nüüd järgmine lehekülg me näeme, et pildil on ka tegelikult ju tegelasi rohkem ja kõik, aga on pandud kokku niimoodi, et mingit nagu ruumi enam ei ole, teksti on metsikult palju, et ilmselgelt ei olnud kas tellitud selle illustraatori käest ühte pilti veel, et tegelikult oleks pidanud olema veel üks pilt, et siis oleks nagu seda ruumi ja seda õhku tunduvalt rohkem. Internetist on võimalik väga palju leida igasuguseid õpetusi, mida tohib teha illustratsiooni, raamatudisaini ja typograafiaga lasteraamatutes, et mis on halb ja mis on hea. Ja ma enda jaoks võib-olla kirjutasin välja 3 sellist punkti ja need ämbrid kõik ma olen ise läbi kolistanud. Et esiteks pilt kordab teksti. See tundub nii ilmselge tänapäeval, aga seda ikkagi tehakse ja ikkagi joonistatakse täpselt seda sama, mis tekst meile ütleb. Teine siis, et pilt jutustab liiga palju, et kui me nagu loome liiga suure maailma sinna selle teksti kõrvale ja lähme liiga kaugele, et see võib kogu selle raamatu tervikule, sellele mõttele, raamatu mõttele tulla kahjuks. Ja 3, et kui pilt, illustraatori loodud pilt on liiga kontseptuaalne, et sellest saab aru ainult autor ise ja see lugeja või see vaata, ükskõik kas see on lapsevanem või laps, ei saagi kunagi teada, mis ta mõtles sellega, et see ülemõtlemine on ka asi, mida võiks vältida. Teksti kohta nii palju, või kirjatüübi kohta, et sellest on ka väga palju räägitud, et kui me teeme hästi keerulise teksti, kirjutame, teeme selle kirjatüübi väga keeruliseks, et seda lapsel on paha lugeda. Et pigem siis selline loetav tekst selleks, et mitte ainult lapsevanem, vaid ka laps loeks selle raamatu ise ka ükskord läbi. Et mina ei liigitaks raamatuid niimoodi, et ühed on lapsevanematele ettelugemiseks ja teised on lastele, sest mingi hetk, kui ma loen oma lapsele raamatu ette, möödub võib-olla aasta või 2 ja hakkab tema seda raamatut lugema, kui see on hea raamat, siis ta peab ikkagi olema
lapsele täiesti ka meeldiv lugeda. Ja kuulates nüüd sellel aastal Bolognas oli üks küll pildiraamatu kujundamise selline seminar, arutelu, siis ei kõlama mõte, et ütleme, Itaalia ja Inglismaa lasteraamatud ei ole oma hiilgeaegades praegu, ütleme just kujunduse mõttes, et kuidas pilti ja seda kirja kokku panna, vaid pöörake pilk hoopis Portugali ja Poola poole. Et kui te hakkate otsima mingeid näiteid, kuidas seda kujundada, siis pigem need. Nüüd, mis kaane kohta veel puutub, siis selline mõte käis seal ka läbi, et kui siiamaani gaas on kõige olulisem ja kõige paremini müüb, siis nüüd on, eriti viimasel ajal on väga oluliseks saanud see, et kui sa annad raamatu välja, see oli kirjastaja poolne tegelikult selline mõte, et siis väga oluline on see, mida sotsiaalmeedias sellest raamatust arvatakse, et see müüb isegi, et see annab selle müügitõuke võib-olla sama paljugi kui see kaunis gaas. Ja lõpetuseks tahaksin lõpetada Bruno Munari sõnadega, et kui on olemas ülihea idee, siis selle võrra on pintslil vähem tööd. Aitäh!